See õppevideo loodi Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilaste poolt lõputöö raames füüsilise aktiivsuse edendamine eakatel. Õppevideo on loodud teaduslikel allikatel põhinedes, et võimaldada eakatel inimestel liikuda mugavalt ja turvaliselt endale sobival ajal ja kohas. Õppevideo kestab umbes 15 minutit. Tehke harjutusi teile sobivas tempos. Võite alustada vaid mõnest minutist ning suurendada kestust järk-järgult vastavalt oma enesetundele. Kui tunnete väsimust, puhake ja jooge vett. Kasutage stabiilset, mitte libisevat tooli. Seistes hoidke lähedal kindel tugi, laud või sein. Liikuge rõõmuga ja nautige treeningut. Alustame! Peapöörded. Kasu. Tugevdab kaelalihaseid, treenib tasakaalu, parandab vereringet kaela ja pea piirkonnas. Pöörake aeglaselt pead paremale ja vasakule. Ärge tehke järske liigutusi. Kui tekib pearinglus või valu, lõpetage harjutuse tegemine. Hingake rahulikult. Ülekehapöörded seistes või istudes. Kasu. Parandab selgroo liikuvust, arendab koordinatsiooni, aitab hoida selja painduvust igapäevastes tegevustes. Pöörake aeglaselt ülekeha paremale, tulge tagasi keskele. Pöörake aeglaselt vasakule ja tulge tagasi keskele. Liigutused on aeglased ja sujuvad. Ärge tehke järski pöördeid. Korrake 8–10 korda mõlemale poole. Hingake rahulikult. Säärelihaste liigutused toolil istudes. Kasu. Parandab vereringet jalgades, tugevdab säärelihaseid, vähendab turseid ja raskustunnet jalgades, aitab vältida verevarustuse seisakuid ja trombe. Istuge sirgelt toolil. Tõstke üks jalg ülesse. Tõmmake varvas aeglaselt enda poole. Sirutage varvas aeglaselt eemale. Korrake 10 korda ja seejärel vahetage jalga. Istumine, tõusmine. Toolilt üles ja tagasi. Tool peab olema kindel ega tohi libiseda. Kasu. Tugevdab reie, tuhara ja kõhulihaseid. Parandab tasakaalu ja jalgade jõudu. Harjutab olulist igapäevast liigutust, istumist ja tõusmist. Vähendab kukkumise ja sõltumatuse kaotuse riski. Toetuge mõlema käega käetugedele või põlvedele. Alustage sellest variandist, mis on teile kõige turvalisem. Eesmärk on jõuda selleni, et tõusete toetudes ainult põlvedele. Tõuske aeglaselt püsti, sirutage keha. Seiske hetk ja istuge aeglaselt tagasi, ärge kukkuge toolile. Kui on raske, tehke pause. Kordage 5–10 korda vastavalt enesetundele. Kükid toe abil. Kasu. Tugevdab reie ja tuharalihaseid. Parandab kehatüve stabiilsust ja tasakaalu.
aitab lihtsustada istumist, tõusmist ja trepist käimist. Vähendab kukkumise riski. Seiske sirgelt, jalad õlgade laiuses. Hoidke kätega tugeva tooli seljatoest või laua servast kinni. Painutage põlvi aeglaselt, nagu sooviksite istuda. Selg jääb sirgeks, pilk ettepoole. Ärge minge liiga madalale. Piisab väikesest põlvede kõverdamisest. Kannad jäävad põrandale. Tehke paus 1–2 sekundit ja tõuske aeglaselt üles. Korrake 10 korda vastavalt enesetundele. Külgsammud, 10 sammu vasakule ja 10 paremale. Kasu: parandab koordinatsiooni ja tasakaalu, tugevdab reie ja puusa külgmisi lihaseid, vähendab kukkumise riski, parandab puusade liikuvust. Seiske sirgelt, jalad õlgede laiuses. Käed võivad olla puusadel või kergelt külgedele sirutatud tasakaalu hoidmiseks. Soovitame teha harjutust seina lähedal. Tehke väike samm vasakule, seejärel tooge teine jalg järele. Astuge kogu jala labaga, ärge kiirustage. Tehke 10 sammu vasakule ja 10 paremale. Korrake 2 korda vastavalt enesetundele. Seismine kandvarvas asendis. Kasu: parandab tasakaalu ja koordinatsiooni, tugevdab jalalaba sääre ja kehatüve lihaseid, aitab ennetada kukkumisi. Treening keskendab keha raskuskeskuse kontrollile. Seiske tugeva toe juures, tool, laud või aknalaud. Pange üks jalg otsa teise ette nii, et varvas puudutab teise jala kannaga. Hoidke tasakaalu ja vajadusel toetuge käega. Seiske selles asendis 10 sekundit. Vahetage jalgu ja korrake. Tehke 2 korda mõlemale poole. Kõnd kandvarvas, ettepoole. Kasu: parandab tasakaalu ja koordinatsiooni. Tugevdab jalalaba ja säärelihaseid. Arendab keha kontrolli ja keskendumisvõimet. Aitab ennetada komistamist ja kukkumisi. Seiske seina lähedal, et vajadusel saaksite käega toetuda. Asetage üks jalg teise ette nii, et kanna taga puudutab eesoleva jala varvast, nagu köiel kõndimine. Astuge aeglaselt edasi. Kõigepealt kand maha, siis varvas. Hoidke keha sirgena ja pilk ettepoole. Kui tunnete end kindlalt, proovige kõndida ilma käega toeta, kuid jääge seina lähedale. Tehke 5–10 aeglast sammu edasi, seejärel puhake. Korrake 2 korda vastavalt enesetundele. Kõnd kandvarvas tahapoole, selg ees. Kasu: parandab tasakaalu, koordinatsiooni ja liigutuste kontrolli. Tugevdab jalgade ja kehatüve lihaseid. Arendab ruumitaju ja keskendumist. Aitab ennetada kukkumisi ja parandab kindlustunnet liikumisel. Seiske seina või kindla toe lähedal, et vajadusel saaksite käega toetuda. Hoidke keha sirgena ja vaadake ette või kergelt küljele, et jälgida ohutust. Astuge aeglaselt tahakuule, alustage kannast ja liigutage siis varvas maha. Liigutused on aeglased ja kontrollitud. Kui tunnete end kindlalt, proovige teha harjutust ilma toeta, kuid jääge seina lähedale. Tehke 5–10 aeglast sammu tahapoole, seejärel puhake. Korrake 2 korda vastavalt enesetundele.
tõus varvastele. Kasu, tugevdab säärelihaseid ja jalalabasid. Parandab tasakaalu ja jalalaba stabiilsust. Parandab vereringet jalgades. Aitab vältida kukkumisi ja komistamist. Seiske tooli taga ja asetage käed seljatoele. Tõuske aeglaselt varvastele nii kõrgele kui mugav on. Langetage kannad aeglaselt tagasi alla. Korratke 5 korda. Kui tunnete end kindlalt, proovige teha harjutust ilma toeta. kõnd varvastel, tuega veeseina ääres. Kasu, tugevdab säärelihaseid, parandab tasakaalu ja jalalaba kontrolli, parandab verelinget jalgades, vähendab kukkumise ja komistamise riski. Seiske seina lähedal, tõuske varvastele, toetuge vajadusel käega seinale. Tehke 5-10 aeglast ja kontrollitud sammu edasi. Puhake ja tehke sama tagasi suunas. Korrake 2 korda. Kõnd kandedel, toega või seina ääres. Kasu, tugevdab säärelihaseid, parandab jalalaba tõstmist kõndimisel, arendab koordinatsiooni ja tasakaalu, aitab ennetada komistamist. Seiske seina lähedal, tõstke varbad ülesse ja seiske kandadel. Toetuge käega seinale kui vaja. Tehke 5-10 aeglast sammu edasi, jäädes kandadele. Puhake ja kõndige tagasi. Korrake 2 korda. Tagurpidi kõnd selgeis. Kasu, parandab tasakaalu, koordinatsiooni ja ruumitunnetust. Tugevdab selja, tuharate ja jalgade tagumisi lihaseid. Aitab hoida head rühti ja kehatunnetust. Treenib keskendumist ja tähelepanu. Seiske seina lähedal. Veenduge, et põrand oleks sile ja ohutu. Astuge aeglaselt tagurpidi samm-sammult. Tehke 5-10 sammu, seejärel peatuge. Puhake ja korrake 2 korda. Tasakaal ühel jalal, 10 sekundit kummalgi jalal. Kasu, treenib tasakaalu ja stabiilsust. Tugevdab jalalaba, sääre ja reiel lihaseid. Parandab keha kontrolli igapäevastes olukordades. Aitab ennetada kukkumisi. Seiske tugeva tooli taga, hoidke ühest käest kinni. Tõstke aeglaselt 1 jalg maast, ei pea kõrgel. Hoidke tasakaalu ja seiske 10 sekundit. Langetage jalg ja vahetage poolt. Kui tunnete end kindlalt, proovige teha harjutust ilma toeta. Korrake 2 korda, kummalgi jalal. Lõpus keskenduge aeglasele ja rahulikule hingamisele. Tundke, kuidas keha pärast liikumist tasapisi lõdvestub. Häälestuge treeningu mõnusale lõpetusele. Venitamine aitab kehal taastuda. Rindkere venitamine. Kasu,
leevendab pinget rindkere ja õlavöötme piirkonnas, avab hingamist ja parandab õhuringlust. Istuge sirgelt, veidi eemal tooli seljatoest. Tõmbake õlad tagasi ja alla, sirutage käed külgedele. Tõstke rindkere ette ja üles, kuni tunnete venitust rinnas. Hoidke asendit 5–10 sekundit. Korrake 3–5 korda. Kaelavenitus. Kasu. Leevendab pinget kaela piirkonnas. Aitab lõõgastuda ja parandab enesetunnet. Istuge sirgelt ja vaadake ette. Hoidke vasakut õlga parema käega. Kaljutage aeglaselt pead paremale, kuni tunnete venitust kaelas. Liigutused on aeglased ja sujuvad. Korrake teisel poolel. Hoidke venitust 3–5 sekundit ja korrake 3–5 korda kummalegi poole. Liikumine on parim viis hoida keha ja vaim terve. See parandab und ja tuju, suurendab iseseisvust ning elurõõmu. Pole kunagi hilja alustada. Kuulake oma keha ja nautige liikumist. Loodame, et meie töö aitab muuta liikumise eakate igapäevaelu loomulikuks osaks ning toetab aktiivset ja väärikat vananemist.